Tere, siin Tauno. Selles videos vaatame, kuidas lugeda tekstifaili sisu järendisse. Aluseks on meil pangaautomaadi programm. Paneme selle korraks tööle ja vaatame, kuidas see töötab. Ja kui sisestame õige PIN-koodi, enter, siis öeldakse sisenesid pangaautomaati. Ja kui sisestame 3 korda vale, siis näeme, et programmi lõpus on sekundite maha lugemine. Sekundite maha lugemiseks on siis siin imporditud time, sleep ja tehtud selline tsükkel, kus pärast igat maha lugemist siis ootab 1 sekundi. Mis aga juhtub siis, kui pangaautomaati satub kasutama inimene, kes ei saa aru eesti keelest? Hea oleks, kui siis saaks ta mõne teise keele valida. Selles videos vaatamegi, kuidas siis teha nii, et programmiga suhtlemise keelt saaks valida. Paneme kõik vajalikud fraasid keelte kaupa eraldi failidesse. Ja vastavalt valitud keelele saadakse fraasid õigest failist. Faili saab teha suvalise teksti redaktoriga, nagu näiteks Notepad, aga meie kasutame selleks hoopis Tonit, mis on ju ka tegelikult tekstiredaktor. Loome uue faili, file new, salvestame selle nimega est.txt file, save as, siis siit nimeks paneme est ja faili tüübiks paneme tekstifail txt ja salvesta. Kopeerime siia sisse kõik programmis kasutatavad sõnad sellises järjekorras, et kõige esimesena siis sisesta PIN-kood, parem kleps copy ja parem kleps paste, enter. Siis teisena on meil see sõne siin jäänud on, copy, paste ja siis katset, copy, paste. Ning siit veel 2 tükki sisenesid pangaautomaati. Ja viimasena enesehävitusrežiim on enesehävitusrežiim aktiveeritud. Siin jäänud on järel, peaks ka tühik olema, teen selle ka ja vajutan salvesta. Nüüd on fail valmis, aga programm ei tea sellest veel midagi. Programmis tuleb fail rida haaval siis sisse lugeda. Selleks lisame siia programmi algusesse read failist ja kasutame sellist käsku nagu open. Ning siia paneme siis kõigepealt selle tekstifaili nime est.txt ja komaga paneme siis encoding võrdub UTF-8. Selliselt loetakse siis sealt failist est.txt kõik read. Nüüd oleks meil vaja ühte listi, kuhu need read siis pannakse. Read võrdub ja loogilised sulud. Ja nüüd rida haaval käime siis read failist läbi ning lisame need listi read. For rida in read failist, kolon, ja siis read võrdub read, mis ta praegu on, ning lisame sinna juurde elemendi rida. Küll aga on siin üks mure, kuna failist lugedes igal real on lõpus ka enter, ehk siis rea vahetus, siis rida haaval neid siia järendisse või listil lugedes peaksime selle eemaldama. Et ilma rea vahetuseta rida saadakse nii, kui võtame rida punkt strip ja võtame sealt lõpust ära kaldkriips n. See on siis rea vahetuse sümbol. Võtame selle lõpust ära. Ja ega see rohkem polegi, kui faili ei lähe rohkem vaja. Read failist punkt close. Ja salvestame. Tuleb tähele panna, et siis see loodud tekstifail
peab sellisel juhul olema programmi failiga samas kaustas. Kui mitte, siis tuleks seda siin täpsustada. Aga kommenteerime siis Tonis praegu testimiseks kõik ülejäänud read välja, valin need ja klõpsan edit comment out ning väljastan ekraanile siis selle listi või järendi read. Vaatame. Jah, ongi see järjend saanud endale väärtused sealt samast failist. Minul on tegelikult olemas siin kaustas ka ingliskeelne fail ja ka saksakeelne. Ja mis siin on siis tehtud, kõik need samad eestikeelsed fraasid on samamoodi ingliskeelde tõlgitud. Selleks, et ka nüüd seda järendi sisu ingliskeelsena näha, paneme siia eng.txt ja on näha, nüüd on need samad fraasid siin järendis ingliskeelsed, et töötabki ingliskeeles. Paneme siia S tagasi ja salvesta. Nüüd ei olegi muud, kui programmi koodis olevad sõned nende järendi liikmetega asendada ja siis peakski programm töötama. Eemaldame kommentaari märgid taas programmi alumiselt osalt. Edit ja uncomment. Kustutan selle testimise reaga ära. Esimese ekraanile väljastatava sõne asendame siis järendi esimese liikme väärtusega. Ehk siis see esimene siin oleks read kohal 0. Tuletaksin kohal meelde, et järendi liikmete loendamine algab siis 0-ist. Teine on siis read kohal 1. Kolmas read kohal 2. Ja lisaks on meil 2 rida siin veel. Read kohal 3. Ja read kohal 4. Salvestan, panen tööle. Ja on näha, et eestikeelne. Sisesta PIN-kood ja on 3 katsed. Ja sisenesid pangaautomaati. Aga proovime nüüd ka siis inglise keeles. Paneme siia eng. Salvesta, käivitame. Insert PIN-code. You have 3 tries left. Paneme siis 3-4. You're in. Et töötab küll. Praegu siis vahetame seda keelt siin programmis sees. Aga tegelikult oleks hea keelevalikut programmselt küsida. Selleks teeme nii, et programmi alguses saaks siis kasutaja valida, millist keelt ta soovib. Et paneme siia kõige algusesse. Siis keele, keel võrdub, int, küsime arvu ja küsime siis selliselt, et input, et näiteks 1 on Eesti, 2 on English, 3 on Deutsche ja teeme siis nii, et kui kasutaja valib keeleks kõigepealt siis 2, keel topeltvõrdusmärgiga 2, siis faili nimi võrdub eng.txt. Kui aga keele valikuks on valitud 3, if keel topeltvõrdusmärgiga võrdub 3, siis saab faili nimi võrdub ger.txt. Tegelikult oleks parem isegi siia panna elif, et vastasel juhul kui. Ja kolmandaks paneks siis else, et kui ei ole valitud ei 3 ega 2, siis faili nimi võrdub est.txt. Proovime nüüd, kuidas töötab. Salvestame, paneme programmi käima, küsib keelt, võtame 1, sisesta PIN-kood, panen siis õige PIN-koodi, 3-4 ja sisenesid pangaautomaati. Käivitame uuesti, paneme näiteks nüüd 2, paneme nüüd näiteks valesti, self-destruction activated, et tundub, et töötab küll.
Nüüd on siia lihtne lisada juurde keeli. Selleks, et nüüd keelt lisada, tuleks siis teha üks selline uus fail ja siis vastavate tõlgetega. Ja siis polegi muud, kui see vastav valik siia programmi algusesse lisada. Proovige nüüd iseseisvalt lisada veel mõni keel, mida valdate, olgu see näiteks soome, võru või mõni muu keel. Võiks esialgu eelistada ladina tähestikuga keeli. Et kuidas on teiste tähestikega, et seda peab eraldi vaatama. Edu katsetamisel!